Ja tänaseks teemaks siis retinoidid kosmeetikas. Retinoolid on tõesti väga populaarsed, sest retinoidide kohta on tehtud kõige rohkem uurimusi ja on leitud tõesti, et retinoidid suudavad nahka uuendada, stimuleerida raku tasandil naha uuenemist, mis on siis väga paljudele nahaprobleemide lahendajaks. Tänu sellele, et me kiirendame naharakkude uuenemist, suudame me nahka noorendada, kaunistada, silendada, avada, puhastada ja ka sügavamates kihtides tugevdada ja pinguldada. Ehk praktiliselt kõik see kaunis, mida me ühelt korralikult kosmeetikatootelt ootame. Kui vanasti kasutati siis ainult retinooli kosmeetikas, mis oli küllaltki ärritav ja palju kõrvalnähtusid tekitav, siis tänasel päeval õnneks on retinooli kõrvale tekkinud ka mitmed erinevad derivaadid, mis annavad väga häid hooldustulemusi, kuid ei tekita nii palju nahaärritusi nagu retinaal, retinüül, retiin, retinüülpalmitaat. Retinoide saame me siis tegelikult retinooli ehk A-vitamiini, saame me siis pidevalt ka oma toiduga ja see on kogu meie organismile väga tähtis. Läbi söögi, läbi meie tavalise ainevahetuse saame me siis samamoodi organismi seda A-vitamiini. Millistest toitudest? Kõigepealt maks, mitmed kalad, kanamunad, piimatooted, porgand, mitmetest ka taimedest ja kaerast saadakse A-vitamiini. Kuid selleks, et seda saaks siis võimalikult hästi just näohooldusesse viia, on meil vajalik ka selle välispidine tarbimine. Kuigi tegelikult ka seespidine A-vitamiini tarbimine mõjub nahakudedele väga hästi. Nagu te kõik teate, meil on ju palju kasutusel suukaudseid retinooltablette, mis mitte ainult ei ole siis akneravis populaarsed, vaid ka naha vananemisvastases hoolduses. Retinool ehk A-vitamiin on siis see kõige tugevam looduslik A-vitamiin. Sünteetiline on retinoin, millest on siis meile tuntud Rocutan tabletid, mida sisaldavad. Retinoolist tekib siis derivatsiooni teel retinoidhappe, mis siis ongi meie nahakudedes see, mis annab just selle soovitud reaktsiooni ehk soovitud ärrituse. Retinoidide puhul on eriti tähtis kasutatava retinoidi kogus, sest tähtis on just see tasakaal, et see oleks piisavalt tugev, et me saaksime selle reaktsiooni nahas, kuid piisavalt nahasõbralik, et ei tekiks liigset ärritust ja kõrvalnähtusid. Miks on retinool nii tähtis? Sest ta tõesti suudab siis naharaku siseselt muudatusi tekitada. Ta on rakustimulaator. Raku sees, mida ta siis teeb? Kõigepealt ta seob tsütoplasma retseptoreid, kus siis retinool ja tekkiv retinoidhappe stimuleerib raku tegevust. Bioloogiliselt kutsub see siis esile spetsiifiliste geenide ekspressiooni, mis just nimelt reguleerivad ja kontrollivad rakkude kasvu ja diferentseerumist, millest kõigest algab meie naha uuenemine. Seetõttu ta siis stimuleeribki nii keratinotsüütide, melanotsüütide kui ka fibroplastide sünteesi. Mis toimub siis meie naha pinnas? Meie nahal on siis 3 kihti ja naha pindmine kiht ehk epidermis, mis seal toimub tänu retinoididele. Seal siis retinoolid stimuleerivad raku uuenemist epidermise alumises basaalkihis ja see on kõige alus. Mida rohkem sealt basaalkihist rakke juurde tekib, siis seda kiirem on kogu epidermise vahetumine ja loomulikult siit lähtudes seda kaunim ja nooruslikum ka nahk välja näeb. Lisaks tänu glükoproteiinide ja glükolipiidide sünteesi stimuleerimisele parandame meie epidermise kvaliteeti. Retinool reguleerib ka keratiinproteiini moodustumist ja keratinotsüütide proliferatsiooni ja ka naha pealt irdumist ehk siis alt tekkivad rakud lükkavad nii-öelda naha pinnalt vanu kinni jäänud rakke ära ja tänu sellele naha pind muutub kiirelt palju siledamaks, kaunimaks ja nooruslikumaks. Retinoidid tõstavad ka niisutatust
ja reguleerivad melanotsüütide hüperaktiivsust, tänu millele me suudame ka naha jumet ühtlustada. Mis toimub naha keskmises ehk termisekihis? Termises suudavad retinoidid siis pidurdada kollagenaasi ehk kollageeni lagundumist ja samal ajal tõsta naha sisest loomulikku naturaalset kollageeni sünteesi, kuna retinoidid stimuleerivad siis fibroplastide aktiivsust ja fibroplastid annavad selle reaktsiooni edasi siis kollageenkiududele. Seega meie maatriks ehk naha termis tugevneb tunduvalt, paraneb naha elastsus ja pinguldatus. Miks me kasutame siis palju retinoolhoolduseid? Hoolduse eesmärk on number 1, on epidermaalne naha uuendamine. Nahapinna kuivus, karedus, ebatasasus on number 1, miks me hakkame mõtlema retinoolhoolduste peale. Kui on pinnakuiv, kinnine, ebatasane nahapind, siis number 1 toimeaine on alati retinool. Termaalne kaitsevõime tugevdamine, kollageeni tootmise parandamine ja siis pigmendi ühtlustamine. Ehk tegelikult, kui me vaatame, siis ongi retinoididega me saame väga paljudele nahaprobleemidele lahenduse. Kohe võib öeldagi, et millele me ainult ei saa paljalt retinooliga lahendust, on akne. Me saame küll aknenahka puhastada, kuid me ei saa võtta maha põletikku. Mis on retinoididega aga probleemiks, on see, et retinoidide kasutamise ajal tekib ka siis mitmeid kõrvalnähtusid ja peab olema mitmeid asju, mida me teame, et neid kõrvalnähtusid tekiks võimalikult vähe ja nad oleksid inimesele talutavad. Toodete kasutamise ajal on alati päevitamine täiesti vastunäidustatud, kuna retinoidid iseenesest on valgustundlikud ehk UV tapab nii-öelda retinooli toime ära ja teine aspekt on see, et retinoidid tekitavad ajutist naha UV-tundlikkuse tõusu ehk me võime tekitada endale nahapõletust. Kindlasti retinoidide kasutamise ajal on siis vaja jälgida teatud süsteeme, et me siis pidevalt doosi suurendame ehk siis pidevalt hakkame kasutama tugevamaid retinoole, et me alustame lahjemast ja läheme etapiliselt tugevamate juurde. Teiseks on tähtis, et kasutamise ajal kindlasti peab olema piisav naha samaaegne niisutamine ja pehmendamine, et me ei tohi retinooli hoolduste või koduhoolduste ajal mitte kunagi tunda, et nüüd nahk ongi siis väga kuiv, punetav ja ebamugav. Seda saab vältida piisava kõrvaltootega, mis siis peab olema piisavalt nahka niisutav, pehmendav, toitev, rahustav. Retinoolide kasutamise ajal tekib kerge nahaturse, punetus ja isegi vahest ketendus. Ja need on täiesti normaalsed nähud, neid me ise reguleerime vastavalt soovile. Intensiivsusega, tugevusega, kogusega ja koostisega. Need on 4 aspekti, mida tuleb alati siis silmas pidada, kui te hakkate kas koduhooldust kliendile soovitama või protseduuri tegema. Et mida te panete naha peale ja kui kange see on. Põhimõtteliselt kodus kasutataksegi 2 erinevat retinoidide kasutamismeetodit. Esimene on progresseeruv kasutamine, kus alustatakse näiteks 1 kord nädalas retinooltoote kasutamist, siis 2 korda nädalas, siis üle 1 õhtu ja siis lõpetuseks minnakse iga õhtu retinoolitoote kasutamise juurde. Kasutatakse 1 toode ära ja järgmine toode soovitavalt on siis juba kangem ja tugevam. Et pidevalt hoida seda stimulatsiooni nahas. Teine meetod, mida on vähem kasutusel, on intervallmeetod. Kui toodet kasutatakse mingi teatud periood, näiteks 3-4 õhtut järjest retinooltoodet ja siis 3-4 õhtut lastakse nahal puhata, rahustuda ja ärritused üle minna ja jälle retinool vaheldumisi. Ja mis on siis need probleemid retinoidide puhul, nagu ma juba korra ütlesin, on retinoidid eriti ebastabiilsed, seetõttu
peab siis vältima nende eelnevalt hapnikuga kokkusaamist ja ka UV-kiirgusega kokkusaamist. Ja teiseks on tolerantsuse, naha tolerantsuse probleemid ehk siis retinoidide tundlikkus on erinevatel inimestel väga erinev. See ei ole seotud allergiaga, see ei ole seotud naha paksusega, naha vananemisega, vaid see on individuaalne, milline on naha tundlikkus retinoidide suhtes, mida tuleb arvesse võtta. Ja esimeste toodete puhul siis kindlasti lihtsalt katse-eksituse meetodil inimesele selgitada, et retinoidid võivad tekitada või et peavadki tekitama kerget ärritust, punetust, õhetust ja seda me hakkame ise reguleerima siis toodete kasutamissagedusega ja kogusega. Õnneks on tänasel päeval ka retinoidideni jõudnud nanotehnoloogia ja kasutusel on ka nanotehnoloogilisi retinoide, mis siis ei ole nii valgustundlikud ja teiseks ei ole niivõrd ärritavad nahale. Need ongi just siis mõeldud tundlikule nahale, retinoidi tundlikule nahale ja samamoodi ka põletikulisele nahale. Et näiteks rosaatse nahk on üks just sellistest naha probleemidest, mis on väga tundlik retinoididele ja mis väga kergelt ärritub ja läheb põletikku. Nanoretinoidid annavad sellisel juhul tunduvalt turvalisema hoolduse. Kui me räägime nüüd profihooldustes, siis Meditermal tõesti on pakkuda siis nii retinooli sisaldavaid keemilisi koorimisi, kui siis ka konkreetselt retinoolhoolduseid. Ja keemilised koorimised, mis sisaldavad retinooli, on meil Aselacrue toode, mis on mõeldud siis eelkõige põletikulisele kalduvale nahale, pigmendilaikudega nahale ja ebapuhtale nahale. Kuid siiski seal on siis veidikene retinooli, see tähendab, et ta eemaldab pinnakuivuse, avab poorid ja puhastab nahka ja sobib põletiku ja pigmendi puhul kasutamiseks. Teine retinooli sisaldav keemiline koorimine on Ferulac Plus. Ferulac Plus toode on siis eelkõige mõeldud fotovananevale nahale, pinnakuivale nahale ja pigmentlaikudele. Seal on siis fotoprotektiivne ja antioksudatiivne feerulahappe koos floretiiniga, mida täiendavad alfa-hüdroksiidhapped ja loomulikult siis retinool. Retinooli, nagu näete, on Ferulacil Plussis rohkem kui Aselacrues ehk me saame tugevama retinoidiseerimise. Ja kuidas hooldustes retinool keemilisi koorimisi kasutatakse? Need on alati hoolduses viimane kiht, kuna nad oma koostiselt on rasvased. Seal on palju ka lipiide sees ja läbi nende retinoidide enam Eesti teised ained ei imendu, et ta on alati viimane kiht. Loomulikult päikesekaitse võib sinna peale veel minna, aga sinna alla siis tihti tehaksegi kas keelkoorija või kasutatakse alkoholi aluselist keemilist koorimist, millega me anname siis nahale selle ärrituse ja keemilise koorimise ehk keemilise põletuse reaktsiooni, olenevalt mida me kasutame, nii tugeva reaktsiooni me saame. Retinooltootega me anname nahale lisastimulatsiooni, kiirendame naha uuenemist, taastumist ja ka tugevdame ketendust. Klassikaline retinoolkoorija on meil siis Retises CT Yellow Peel. Retises CT Yellow Peel koosneb C-vitamiini ampullidest ja retinoolikreemist. C-vitamiini ampull pannakse esimesena nahale ja seejärel, kui see on imendunud, kantakse nahale retinoolikreem. Retinoolise kreemmask sisaldabki 4% retinooli ja lisaks veel retinüülpropionaati. See on tihke maskitaoline kreem, mis annab tõesti tugeva, tõhusa ketenduse. Seda kreemi on nüüd olemas meil ka siis spetsiaalselt eripakend, kus on 10 kreemipakendit. Et paljud ongi küsinud, kuidas seda uut toodet nüüd kasutada. Et siin ei ole enam C-vitamiini ampulli kaasas.
Praegusel hetkel Retises CT Yellowpeeli koos ampullidega meie laos ei olegi ja seda saab ideaalselt asendada Retises CT kreem. Seda kreemi te saate loomulikult kasutada kõikide keemiliste koorimiste tugevdamiseks ja tõhustamiseks. Nii kanda seda keelkoorijate peale kui ka alkoholikoorijate peale retinoli kihina. Te saate kasutada sellest kreemist siis ainult mingi osa ära või panna täis kogu paki, sest mäletate, tähtis on ka see kogus, palju te seda naha peale panete. See on kange toode, siin on 4% retinooli, see tähendab, ta annab korraliku naha ärrituse ja ketenduse ja väga tugeva naha noorendava ja uuendava toime. Kui te tahate väga kerget ärritust ja uuendust, siis panete siit ainult 1/4 ehk 1 milliliitri. Pakis on 5 milliliitrit ehk jätkubki 5 kliendile. Kui tahate tugeva retinooli hoolduse, siis panete maskina terve paki naha peale. Sobilik kasutamiseks loomulikult koos kõikide spreitoodetega, koos kõikide liposoomseerumitega, et panetegi nahale näiteks ainult sprei, panete liposoomseerumi ja kannate nahale kogu paki retinooli. Saate super tugeva ja hea retinoolhoolduse. Aga jällegi, et see kogus määrab siis selle toime tugevust. Ja siinkohal tahangi meelde tuletada, et veel nendest spreitoodetest, mis meil küllaltki hakkavad otsa saama, on siis praegusel hetkel veel viimased TRX ja huultele mõeldud TRX spreid. Need on tõesti nüüd viimased paar tükki siin veel olemas allahindluse laual ja tranexamhappega spreisid juurde rohkem enam ei tule. Et need on viimased tranexamhappe spreid, kellel on veel pigmendiga punetavaid ja põletikulisi kliente, siis saate need pakkumise veel ära kasutada. Selleks peate meile eelistama, et need ei ole ka internetipoes nähtavad. Yellowpeeli sooritamine siis klassikaliselt väga lihtne, panete nahale C-vitamiini ampulli, imendate ära ja pannate sinna peale retinooli-kreemi ja samamoodi ja sama retsepti järgi saab siis kasutada ka kõiki teisi spreisid, seerumeid või ampulle. Et kui on tegemist pigmendinahaga, siis mõistagi ma ei kasuta sinna C-vitamiini, vaid ma kasutan sinna hoopis asela kruuampulli, et ma saan palju tugevama depigmenteeriva hoolduse. Mis juhtub pärast retinoolkoorimisi? Järgmisel päeval on nahk sile, pehme, kena nagu tuhkatrinul. Pärast seda hakkab nahk kuivama, läheb pruunikaks, pinnakuivaks, tekivad pinnakortsud. 3. päev enamasti hakkab siis nahk juba kergelt ka ketendama ja ketendust kestab olenevalt naha liigsarvestumisest, naha uuenemise kiirenemisest ja hoolduse tugevusest umbes 3-4 päeva. Kindlasti sellel perioodil peab nahka väga korralikult niisutama, taastama ja toitma. Silk Cess on see number 1 kreem loomulikult. Koheselt pärast protseduuri ei tohi ka kodus kasutada happeid ja retinooli sisaldavaid tooteid, sest nad võivad nahka liigselt ärritada. Kindlasti rääkides retinoididest, me juba korra rääkisime ka, on nanoretinoidid tähtsad. Ja kõikidesse kosmeetilistesse, ka klassikalistesse hooldustesse on väga mugav juurde lisada näiteks Reti-Aids spreid, mis on ka väga toreda hinnaga. Just üks päev kosmeetik ütles, et oli endale seda kasutanud iga õhtu kreemi alla ja 5. päeval oli hakanud ka sellest tootest juba nägu ketendama. Et väga tõhus ja väga mugav kasutada kõikide hooldustega koos seda igasuguste maskide ja kreemide alla. Kerge piserdada, naha peale ei jää midagi, kõik konkreetselt imendub naha sisse. Kui te tahate, et midagi jääb ka naha peale, siis sellisel juhul tuleb kasutada seerumeid. 3 retinoidi nanopiilkeel, mäletate, on siis ka nano ehk ei ärrita nii palju, kuid jällegi annab veelgi mitmekülgse retinoidiseerimise toime. Kui te tahate väga kerget retinoidi protseduuride
lõpetamiseks näiteks kasutada, siis selleks teil on võimalik kasutada väga hästi kas siis DNA Recover toodet, kus on ka palju ensüüme sees ja ka feerulahappe on seal sees, või siis kasutada lausa Retises kreeme, kas Retises 1% kreemi või siis lahjemaid 0,5 või 0,25 kreemi, mida tavaliselt kasutatakse koduhoolduses naha ettevalmistamiseks enne keemilisi koorimisi, kuid loomulikult võite neid väga hästi ka kasutada protseduuride käigus viimase kihina, et nahk ära katta ja anda see väikenegi retinoidiseerimine, et klient tõesti järgmine päev tunneks, et tema nahk on saanud midagi erilist ja on väga värske ja kaunis. Ehk siis need 3 erinevat etappi pidage alati meeles, et teil on olemas siis need nanotooted, siis teil on nii-öelda klassikalised kreemid ja kõige kangem, kõige tugevam etapp siis retinoidi kreemmaskid. Koduhoolduses on kõige tugevamad just Retises tooted, mis on klassikalist retinooli sisaldavad, mida kindlasti ei ole mõistlik päikeseperioodil kasutada ja mis vajavad väga tugevat tõesti ka päikesekaitset, et me ei tekitaks kõrvalnähtusi. Kuid nad annavad kõige parema, nahka uuendava, värskendava, stimuleeriva ja noorendava tulemuse. Kergemad, ei nii palju ärritavad on siis Reti-Age tooted ja Reti-Age tooted sisaldavad juba nanoretinoide pluss mitmeid erinevaid antioksüdante ja kasvufaktoreid. Et seega need Reti-Age tooted on siis mitmekülgsed vananemisvastased tooted ja samas retinool nendes toodetes ei ole nahka ärritav. Kõige kergema retinoidi ärritusega on SES-retinal tooted. SES-retinal tooted sisaldavad ainult retiinaldehüüdi ja sellele lisaks bioretinoide ehk bakutsiool ja kasvisruse on need 2 taime, mille proteiinidel on nahasiseselt samasugused toimed kui retinoidil, kuid need bioretinoidid, bakutsiool ja kasvisruse ei ärrita nahka nii nagu retinoidid, kuid on väga tugeva nahka noorendava ja stimuleeriva toimega. SES-retinaaltooted ongi just vananevale, pinnakuivale, kuid väga tundlikule nahale. Sobivad ka rosaatia puhul, et me saame selle retinoidi kätte, kuid retinoid ei ärrita nahka. SES-retinaalist leidub ka siis toode rasusele nahale. SES-retinaal Young Skin Gel on siis mõeldud pinnakuivale, kitsad poorid, nahasisesed ebapuhtused, kuid on risk põletikulisusele. Siis selles tootes ongi asendamatud rasvhapped, mis reguleerivad rasueritust, pluss salitsüülhappe, mis võtab maha võimalikku põletiku vallandumist. Retinoidtoodete kasutamine on äärmiselt tähtis kosmeetilisest seisukohast. Need annavad tõesti enneolematuid ja häid tulemusi. Kui inimene, teie klient ei ole kunagi retinoididega kokku puutunud, on ta teile kindlasti väga tänulik, et te olete tema nahale suutnud anda absoluutselt uue elu ja uue väljanägemise. Retinoidid sobivad kokku väga paljude toodetega. Tuleb kindlasti meeles pidada, et retinoidi kasutamise ajal on tähtis ka samaaegne tugev naha niisutamine, pehmendamine ja rahustamine. Nad on supertooted fotovananemise puhul Repaskin toodetega koos kasutamiseks. Niisutava hüaloroonhappega sobivad nad väga hästi. Pinguldavates hooldustes kasvufaktorite ja faktor G-ga väga hästi. Täiesti asendamatud on retinoidid naha pleegitavates hooldustes koos aselakruutoodetega ja pinnakuiva kinnise akne puhul, kometoonse akne puhul samamoodi väga tähtsad on retinooltooted. Et tehke kauneid retinoolhoolduseid, saate kauneid ketendavaid kliente, kes on teile pärast ketendust väga tänulikud, et nende nahad on kaunid, siledad ja värsked. Ilusaid retinoolihoolduseid ja kaunist neljapäeva!